Kelguhoki on võistkondlik taliparaspordiala alakehapuudega parasportlaste jaoks. Kelguhokit mängitakse jääväljakul ning sportlased kasutavad 2 keppi, et ennast jääl edasi lükata ning litrit visata. 1994. aastal lisati kelguhoki ametliku paraolümpiamängude kavasse Lillehammeri taliparaolümpiamängudel. Jääväljaku mõlemas otsas on värav. Väljakut ümbritsevad boordid, mis võimaldavad litril paremini mängus püsida. Mängijad on tihedalt kinnitatud kelgu küljes oleva istme külge. Kelgu alla on kinnitatud 1 või 2 tera, millel see edasi liigub. Mängijad kasutavad 2 keppi, et ennast jääl edasi lükata, manööverdada ning litrit visata. Kaitsmaks ennast põrutuste eest kannavad mängijad spetsiaalset kaitsevarustust ning kogu nägu katvaid kiivreid. Korraga saab väljakul olla 6 mängijat, 3 ründemängijat, 2 kaitsemängijat ja 1 väravavaht. Mänguaeg on 45 minutit, mis on jagatud 3 15-minutiliseks kolmandikuks. Võidab see võistkond, kes mängu lõpuks lööb vastasele rohkem väravaid. Kui mänguaja lõppedes on mõlemal võistkonnal võrdne arv väravaid, siis järgneb lisaaeg ehk äkksurm, mis lõpeb, kui üks võistkondadest viskab värava. Kui lisaaja jooksul väravaid ei visata, selgitatakse võitja karistusvisete seeriaga. Kelguhoki on kiire ja põnev mäng, mida vaadata ja ka ise mängida.